Siin majas pakutakse erinevaid kringleid ja perenaine ise teeb neid ja ma saan aru, et isegi tooraine on täiesti ise tehtud. No selles mõttes, et ise keedetud, ise kooritud, ise lõigutud, et kõik kringlisegud siis valmivad minu käel. Ja näiteks kas isegi peedist saab siis kringlit? Ja, et kohvikute päeval ma siis pakun peedi kitsejuustu kringlit, et tegelikult ta on hästi populaarne ka muul ajal, kui tellitakse kringleid, et peedi kitsejuustu, siis on spinati fetajuustu ja siis suvikõrvitsa praejuustu kringel ka, et need on just sellised teistsugused kringlid, mis ei ole võib-olla sellised tavapärased. Kas põhirõhk ongi ainult kringlitel või midagi muud saab ka natukene? Ei, kohvikute päeval ma ikka pakun hommikusöögiks, näiteks kui... Siin on vist menüü, jah? Jaa, menüü ongi tegelikult hommikul saab juba omletti 3 munast siis kas salatiga või kartulipeekoni juustuga, pannkooki, ülepannikoogid, ka peekoni juustuga, sellised soolased ja magusad moosiga. Siis ma teen ka lõhesuppi ja soolased ja magusad kringlid ja need tõesti on hästi erinevad. Tuleb siis ka hästi populaarne õuna soola karamelli kringel, oma aiara barbari kringel, siis võib-olla sellist traditsioonilist ka kohupiimaga kindlasti, mango passion või siis apelsini, et ma arvan, ma teen neid päeva jooksul juurde, et selles mõttes nad vahetuvad ka, et kõike korraga ei jõua välja panna. Et võib isegi mitu korda käia. Ja võib käia hommikust õhtuni, et kindlasti leiab mingi uue kringli, mida pole saanud. Ja kõike tegelikult saab kaasa osta, et kui näiteks ei jaksa koha peal süüa, siis võib kaasa osta. Ja loomulikult erinevaid torte, näiteks Napoleonit teen, siis ma teen Pavlovat teen, siis ma teen, mis on ka hästi populaarne, on nii-öelda see kõige vaba tort, kus on siis põhjaks on pähkel ja sisuks on siis laktoosivaba toorjuust ja toorjuustu torti. Ühesõnaga, ma teen palju torte, nii et tegelikult tuleb vaatama tulla, mis siin kapist siis leiab. Ja arvatavasti ekleere teen ka, et suhke nagu teistsugused asju. Kuidas teil see miljöö või istumine siin planeeritud? Istumine on niimoodi, et nii kaua kui see robot siin nüüd töötab veel paar päeva, siis tegelikult istumine tuleb siia alla, kui vihma sajab, siis tuleb siia katuse alla, aga kui on ilus ilm, siis tuleb mööda nii-öelda hoovi, on erinevad lauad, on võimalus istuda ka muru peal ja igal pool, et eelmine aasta oli ka hästi palju võimalusi istumiseks. Ja ma kuulsin, et siin ei ole ainult söögi ja joogi kohta, et siin on ka palju enamat. Jaa, et kindlasti tuleb tulla, sest et alates kella 12, siis mõlemal päeval me tahaksime tegelikult olla avatud nii laupäeval kui pühapäeval. Tuleb siis Heidi, juuksur punub siis patse, tema teeb imeilusaid patse, siis on meil siin laada ja on meil panoonia, mille peal saab siis istuda või mida saab siis nii seest kui väljast uudistada, millega saab pilte teha. Ja siis on ka kapituulutus, et see tähendab seda, et jah, sellised taaskasutust natukene, on raamatuid hästi palju ja on väga-väga palju kleite, nii et naised jookske, et mõned on suvekleidid, siis on sükiskleidid, kevad ja need on kõik mu enda kleidid, need on lihtsalt seisnud seal kapis, aga kuna kapi uksed enam kinni ei läinud, siis tuli need sealt välja võtta. Ja tasuda saab? Tasuda saab meil nii kaardiga kui sularahas, et meil on mõlemad variandid olemas. Ja kus te nüüd täpselt asute? Meie asume Tarvase tee 26 Metsakasti külas. Ja kas on nii, et isegi Randvere teelt saab siia sisse? Jaa, me teeme lahti mõlemalt poolt ukse, et meil saab Tarvase tee poolt saab sisse ja saab ka Metsakasti bussipeatusest, et otse bussiga võib näiteks siia meie maja taha sõita. Mis bussi sõidab? 38, siis tulevad siia igasugused need V2 ja 4 ka, aga need sõidavad, võib-olla sel päeval sõidame, täpselt ei tea. Ja lahti olete? Lahti oleme nii, et me oleme kella 10-st, kindlasti kuni kella 7-ni, aga näiteks eelmine aasta näitas seda, et ka kell 9:30 olid veel mõned inimesed siin, et kedagi ära otseselt ei aja, aga kell 10 võiks minna juba magama, puhkama. Aga kohtumiseni siis Kringlikojas? Jah, tere tulemast!